kui me räägime sellest Green Dealist, kuidas see üldse sai tõeks? Selle taga oli Frans Timmermans ja Diederik Samsom ja kui meil siin räägitakse, et tänu sellele rohepöördele meil läheb elekter odavamaks. Siis Diederik Samson, kes oli selle rohepöörde arhitekt nii-öelda, on otse välja öelnud, kuulge inimesed, energia ja toit on olnud liiga odav. Ja see peab minema kallimaks. See ei tundu nagu loogiline. Ei, lihtsalt, jah. Kas tema on nüüd selline, tema on vist Euroopa tasandi poliitik, ma saan aru. Jah, tema oli siis, ta oligi siis Euroopa komisjonis, kui see Green Deal läbi suruti. Mida ma öelda tahan? Ta ei sõltu häältest, Ühesõnaga sellise tsitaadi saab välja öelda selline inimene, aga ta vähemalt, ta rääkis tõtt, ainult et keegi seda, ma ei tea, meie poliitikud ei ole seda kuulnud vist seda tõde. Et energia ei lähe odavamaks. Probleem on see, et nad natuke on seotud mandaadiga. Ei, nad on kuulnud, aga nad ei tunnista. Pigem on see. Ja mis on kõige iroonilised, siis kui see komisjon, see laiali läks 24 või uus komisjon tuli, siis Samson asus, Hollandis on gaasüüni, kes on siis kõigi nende gaasitootjate, ma ei tea, mingi ühendus sinna ees otsa. Päriselt. Ja. Kuula meie sisukaid podcaste vabadused.ee-st.